ahoi kotkad, mis toimub siis? Et ilm on ilus, päike paistab ja aeg on sealmaal, et peaks hakkama tegelema selle katusega. Ja plaan on siis täna alustada vintskapi katusest, et võtab selle vana eterniidi maha, vaatab, mis seal all paistab, mis sammuga on see roov ja asi seal ja kõik, ja kui vaja, paneb uue roovi. See on nüüd uuemal ajal pandud, seal vist ei tohiks olla seda vana lattroovi, aga noh, ei tea, ei oska öelda, ei mäleta ka, mis seal altpoolt paistis. Mul on juba tuuletõkke sinna vastu pandud, aga ühesõnaga võtab selle eterniidi maha ja läheb siis see katuse aluskatte materjal ja uus roov. Et need on siin olemas mul. Mis firma oma mul siis oli? Mul on see Korotop ja Depost ostetud. Ja kuna siin jube raske on planeerida neid asju, see suvi on olnud ju nii vihmane ja kogu aeg, et kui tahadki kellegiga koos midagi teha, siis tuleb inimestele ette teada anda, planeerida, mingid kuupäevad paika panna, asjad, värgid, aga mingi kuupäev ju paika panna ei saa, mitte kunagi ei tea rohkem kui päev ette tegelikult, mis ilm on, siis ma tegelikult hakkangi seda üksi tegema ja Kairit on nagu abiks. Et siinpool katuse pool saab niimoodi jupikaupa teha, noh, üks tasapind, teine tasapind, siis siit ees riba ja teiselt poolt vintskapp, et need on niimoodi tehtavad, et kui niimoodi 2 päeva ilusat ilma lubab, siis ma saan seda nagu üksi teha, et teise poole tõenäoliselt võtab ette juba kellegiga koos. Ja kui see katuse aluskate on nii-öelda peal, siis on ta juba vihmakindel ja nii kiire selle plekiga ei ole ennem, kui päris talv tuleb. Ja plekki saab panna ka isegi väikse vihmaga, see nagu ei sega pleki panekut, aga noh, ma ei saa seda vana eterniiti ju maha võtta vihmaga, sellepärast ma pidin siin ootama ilusat ilma, et siis muidu mul see tuuletõkke, mis on altpoolt pandud ju, saab vett. Aga selge, mis me siin plärisime, kiiresti hakkame siis tegutsema, et siia madalamale katusele ma saan siit akna kaudu ja sinna taha, kust üles läheb siis, mul on tegelikult katuseredel siin juba olemas, talv läbi oli, sellest ajast jäi, kui korsent ladusin ja siit poolt saab siis üle sinna vintskapi katusele, aga tuleb need harjaplekid ära võtta sealt esialgu, mis ajutiselt sai pandud talveks, või tähendab üks harjaplekk vist, mis seal vintskapi kohal on ja vaatame katusele edasi. Nii, sai nüüd juba kistud, lihtsalt käega tuli see laud siit juba ära puruks. See oli nii nõrgalt kinni, viskasin siit alla. Ja mis siis järgmine on? See siin keerutab, see antenn tõstab lihtsalt üles katuse pealt ära selle antenni, siis vaatab plekid ära ja järjest siis eterniidi ära ja siin siis need, mis siin on pandud nii-öelda rooviks, need asjad ära. Ja eks tegelikult ma pean vist tegema tõenäoliselt sarikapikendused ka siia, siin on natukene liiga vähe seda sarikat, ma pean vaatama jooniste pealt järgi, palju arhitekt siin kirjutas selle räästa suuruseks. Ja siis tõenäoliselt ma pean selle voodri ka maha võtma, siin on tuuletõkke küll all, aga ma pean selle voodri maha võtma, et saada kätte siis see plekk siit ja eterniidi serv läheb ka kuskile sinna alla, tõenäoliselt mõne koha pealt siit on nagu näha, et on vaja see lahti teha tõenäoliselt ja võib-olla panen selle Korotopi siis siia külje peale ka veel lisaks sellele vanale tuuletõkkele lisaks, et noh, kindlam oleks nagu ja veekindlam, kuni ma jõuan selle uue voodriga siit külje pealt kinni, siin küll palju seda pinda ei ole, et võib-olla ma jõuangi juba seasta selle uue voodri ka siia üles kõrvale vintskapi külje peale nagu ära. Aga siin tuleb mõelda need lahendused, need küljed hästi ja asjad, et aga vaatame siis, võtame selle eterniidi ja antenni ära siit. Ja avastasin, et eterniidi naelad on löödud igalt poolt alt kõveraks. Ehk siis neid siit kangiga kätte ei saa ja kangiga on teinekord ka see jama, et siit pealt kangutad siis paugu sisse ja kangil pole toetuspinda, ma olen pannud ka siis mingi laua alla toeks kangile sõrale, et siis jaotab raskuse ära, saab kangutada, aga praegu ma arvan, kõige kiirem variant on siiski metallilehega lihtsalt tiigersaega pead maha ja siis nii-öelda
saab eterniidi üle tõsta. Vot nii, ja ongi kõik need naelapead teeb niimoodi ära ja siis saab lihtsamini ja kiiremini need eterniidid kätte. Eterniit on nüüd maas ja anna roovi ka natukene. Ja siit paistab nüüd see tuuletõke, mis ma alt kunagi talvel ju lakke panin. Ja nüüd on siuke asi, et panin kontrolllati, et saaks diagonaalid paika. Et sealt üle nurga täpselt sama palju kui sealt. Ja siis siit ka sama palju üle kui sealt alt, sellepärast, et siin on näha, et see külg, vintskapi külg jookseb paralleelselt selle välis katuse otsaga, sest et need eterniidi nii-öelda sooned ei ole mitte kuskilt kiilus, aga mis siin on, panin siit ülevalt siis ka leti, jah, et on näha, et siin teiselt poolt, ma ei tea, kui palju siin näha jääb, võib-olla ei jäägi näha, jookseb igal juhul jah, see 10 sentimeetrit kiilu, ehk siis 10 sentimeetrit jookseb vintskapi ots ülevalt kokku. See nurk just peaks olema 10 senti väljapool, ehk siis hiljem kunagi selle vintskapi seinaga ajab selle õigeks, et teeb 10 senti eemale, sellepärast et muidu jääb tuulekasti asjad lollisti välja paistma kiilus, et ma nüüd proovin need ka veel üle, need diagonaalid latist latini, sest vahed lattidel on samad praegu nendel proovilattidel ja kui nii on õige, siis mul on vähemalt mingisugune pilt ees, kuidas see hakkab tulema ja hakkan siis alt tulema selle katusaluskattega. Ja need jätan siin nii kaua alles, kuni siiamaani jõuan sellega, ühe reaga jõuan kuskile siiani, siis läheb mingi 20 või võib-olla panen isegi rohkem kattesse ja tuleb järgmise reaga üles. Jah, et sellega nüüd tegeleb. Ja tihendab muidugi kõik servad, mis siin vaja veel vahuga ära, et tuult kuskilt sisse ei tuleks. Ja teeb tuulutusliistud niimoodi valmis all, et lööb juba naelad sisse ära, et siis on nii-öelda üleval hea nad paika panna ja teeb siis täpselt nii palju, kui ülekattesse läheb nii-öelda lühemad nad. Et siis, kui järgmine riba seda nii-öelda peale tuleb seda kangast, et siis saab siit liistu eest täpselt mööda tulla ja siis läheb juba järgmine sükene jälle, mis on 20 lühem kangale peale. Jah, aga ega midagi, lükkab selle kanga õppi ära ja plõgistab siis klambipüssiga kinni ja siis liistud peale. Eile õhtul läks nii hilja peale, et ei jõudnudki näidata enam ämariba ja ei viitsinud enam näidata seda ülemist, et see ülemine sai roov peale ja kõik, aga nüüd vaata, mis täna hommikul on lugu. Esimene öökülm. Ehk siis nüüd peab ootama, kuni päike sealt tuleb, selle madalama katuse nii-öelda ära sulatab ja kuivatab, sest selle härmatise peal ma siia käima küll ei lähe praegu. Ja siis ma saan näidata, mis seal üleval on. Aga jah, selline asi siis. Ja ka siis tegeleb senikaua selle jamaga siin, kuni päike ära kuivatab. Jah, et ilus ilm veel täna lubab, siis paar päeva ma pean jälle ära sõitma, ma ei saa teha siin tööd, aga loodame, et nüüd sügis on ilus ja saab ikka selle pleki siia peale. Aga vaatame, kui äge siin, võtan kohvi ka ja vaatame, kui äge siin terrassi peal praegu see vaade siis on. Sellise ägeda hommikuga. Selline aurab kõik ja taga on ka kõik härmas. Aga siin täna ööse, nüüd järgmine öö lubab ka, et võib tulla veel nii palju külma. On hea pikutada ja et võib miinusesse minna. Aga eks ta siis paistab. Loodame, et tuleb ikka jälle pikk ja soe sügis, et saab siin need asjad ära ehitatud, mis siin hädavajalikud on. Aga jah, ega midagi, hakkame liigutama ja vaatame siis, millal päike ära kuivatab selle katuse poole. Eterniidid siis laob siia ajutiselt
mingi päev läheb jäätmejaama ära, kõik korraga niikuinii ei saa viia, jupikaupa viib. Ja mina sain siis need puud siit või noh, vana roov ja jama kõik, mis tuleb kütteks. Sellega on nüüd sükene asi, et meil ei ole vist talveks vaja puid juurde tellidagi. Siit tuleb seda vana roovimaterjali ja kõik see materjal põhimõtteliselt, mis siin on praegu meil kütteks saetud, on tulnud ju mingite asjade lammutusest, toast ja õuest ja igalt poolt, kust me oleme seda lammutanud siin. Ja seal taga veel, no siin tuleb ka koristada. Kõik kohad tahavad koristamist ka, milleks aega pole. Ehk siis jah, ma arvan, et me saame selle talve veel nendest jääkidest köötud kõik, mis tuleb igalt poolt. Aga selge, eks siis töötame, saime ja teeme. Siin tuleb jälle abiks see vaikne tedra kettsaag, millega ma neid jääke saen siin ja on ka varuketid paar tükki nüüd olemas, kui midagi naela peaks minema või midagi. Et jah, aga selge, hakkame pihta. No nii, päike on ära kuivatanud katuse, saab tegutsema hakata, et seda suuremat külge, mis algul plaanis oli, nüüd ei jõua, aga teeb siit vintskapist teiselt poolt siis selle osa ära ülesse välja. Koogib siit lauad maha, mis ette jäävad selle pleki ära ja Eterniidi lahti ja teeme siis natukene eriüksust ka ja ronime siia üles peale. Vaatame korra selle ära, mis me eile tegime, et siit ma niimoodi köiega lähen üles. Hopsti. Vaat nii sai siis tehtud praegu. Praegu on ta siis nii. Ja miks ma nii pikalt üle jätsin selle, et see, et altpoolt panen klambripüssiga veel sinna laua külge kinni selle korvatopi ja hiljem siis, kui tuulekasti teeb, juba lõikab teda vähemaks, et natukene õhk ka liiguks siis sealt vahelt. Ja siit sai lihtsalt kaks lauda kokku lastud. Niimoodi, et see korvatopi serv seal vahel, et siit siis vett vahele ei tule. Aga nüüd tuleb siit kõrvalt siis jõe poolt ülesse. Ja vot, siuke värk. Et mõni kindlasti nüüd tahab teada, et miks ma üldse selle topelt tuuletõkke nagu panin, et see oleks võinud ju ka tuuletõkkeks jääda. Ja kogu süsteemi oleks võinud ju üldse nii teha, et suvel katus maha vana ja nii-öelda ülevalt poolt panna kogu asja, mitte niimoodi alt poolt üles seda tuuletõket, nagu ma seal talvel tegin. Aga noh, plaan oli natukene teine esialgu, see oleks pidanud see teine korrus juba ammu valmis olema. Aga noh, näed, ei läinud asjad nii nagu tahtsin ja sellepärast on nüüd niimoodi, et jääb nii-öelda nagu topelt tuuletõkke. Et korvatop siis lihtsalt selleks katuse aluskatteks ja seal all siis veel üks tuuletõkke kiht sarikate vahel. Et asjad ei lähe alati nii nagu plaanid ja noh, on nagu on, las ta olla nüüd nii. Nüüd teeb nii, aga selge, vaatame siis selle teise poole katuse lõhu Eterniidi maha ja ega siin pikalt midagi näidata ei ole, sama teema nagu siin. Eterniit maha, roov maha ja nii edasi. No ja Eterniidi alt siis tuli välja selline asi, et nagu ikka sellise aja majadel on siin ka kunagi olnud peal laastud, laastukatus on olnud. Seda saab selle järgi aru, et hästi tihedalt on naelu siin peal, aga need lastud on siit enne Eterniidi panekut maha kraabitud, mida aga paljudes kohtades tehtud ei ole. Ja olen ka mina ühte maja katust teinud niimoodi, et oli see nii-öelda Eterniit pandud vana laastu peale ja siis see pool mäda laast ja need naelad ja jamad ja seda oli igavene nöök lahti katkuda. Ja täpselt samamoodi oli ka hästi suur sarika vahe ja noh, nagu selle aja majadel oli. Vot, aga nüüd ma hakkan siis tulema sealt ülevalt allapoole, järjest lõhun selle vana roovi maha siit. Ja noh, siis nagu siin juba samamoodi. Siin ääres tuleb muidugi teha mingisuguseid väikseid tuuninguid veel, et siin on tuuletõkke riba vaja veel juurde panna ja see vahe sealt vahtu täis lasta. Siis on juba ta niimoodi, et sealt enam tuult sisse ei tule ja minu tuuletõkkega siis juba nii-öelda ühendatud.
ja enda need tuuletõkkepraod vaatan ka hoolega üle, kust vaja, siis tuunib veel, et need praod ilusti kõik kinni on siit väljapoolt ka veel. Ja tõenäoliselt võtab veel selle eestosa ka siin maha siis, kui kairitan eest ära mingisugused roikad saaginud, need lähevad ka kütteks kõik. Aga selge, ega midagi, aega pole, päike hakkab vajuma varsti juba. Et kiiresti tegutsema, selle tahaks selle õhtuks valmis saada, et kui mingeid üllatusi öösel tuleb, kunagi ei tea seda ilma, et siis ei oleks siin mingisugust jama, et sisse sajab, ehk siis ma tahan selle jupisid ka õhtuks saada nii-öelda selle korotopi ja lauaga tehtud. Noh nii, läks jälle pimeda peale, et kell on 7:30. Aga noh, ütleme nii, et see osa on nüüd jälle peaaegu valmis, et seal paaril laual ma jätsin naelad lahti, lõin natukene sisse, aga mitte päris sisse, et sinna tuleb kiilud alla panna. Et see kõige äärmine üleval jookseb niimoodi, et sinna on vaja sükene sentimeeter alla vaja, siia keskeni maale jookseb siit alt ilusti sirgelt, kõik sain pika latiga vaadatud, ülevale näha otsa alla vaja. Ja siis see muidugi siia tuuletõkke külge veel kinni ja siis peaks olema kõik okei. Ja siit siis pärast läheb see eeterniit ära muidugi ja teine kate läheb selle serva alla, et selle ma jätsingi praegu niimoodi, et saab sinna alla siis lükata. Vot. Aga ma arvan, et selleks videoks ongi jälle kõik, et mul nüüd ei ole aega siia sellesse ehitusvideosse praegu rohkem filmida, et ma olen nüüd mõni päev ära jälle muid asju ajamas, tööasju ja ühte pikalt planeeritud puhkuse asja ja siis kui kodu tagasi tulen, siis jälle jätkab edasi, aga ega midagi, kerige magama ära kratid ja davai, näeme järgmises.